teie koerad ka kasutavad mängides või nii-öelda kakeldes enda käppasid? Ta nagu lööb nagu inimene või känguru? Näe. Ossa! Elerin, kuule, ma kuulsin, et te olete Gretega tülis. Jaa, sest et ta kutsus mind spoilbrätiks. Aga sa oled, või tähendab, et lähme... Välja. Ei, ma ei öelnud, mitte, sa ei ole. Elu on nii lühike, kaua sa oled tülis? Grete just jõudis koju. Lähme lepitame teid ära. Ma tõin Elerinu alla, et te saaksite ära leppida oma vahel. Ma ei ole taga tülis olnud, ta hakkas mul nõudma. Et ma talle pikniku ostaks. Saad aru või? Nagu ta tõi mulle arvuti alla, onju. Ma ei väga tänu. Ta hakkas mulle rääkima kordadest, kus tema ei saanud midagi. Ja ta tõi näitele selle korra... Ole tasa korra, oota, ma räägin. Selle korra, kui tal väidetavad jalad valutasid. Väidetavalt. Väidetavalt või? Oota, ma arvan, et kehaline tasa. Ole ise. Nii, ja siis oli see, et ma pidin talle järgi sõitma. Oli niigi heade, tulin järgi, raskasin kütust, #don't save the environment by Helerin. Ja siis jõudsime Konsumisse ja ta oli pahane, et ma ei ostnud talle enda raha eest piknikujuustu. Ja siis ma ütlesin talle, et see on absurdne argument ja sa oled spoilt brat. Jaa, teisena. Sa oled mulle võlgu 5 eurot. Sa oled ka mulle, sa oled 7 euri mulle võlgu mees. Jaa, ja ma võin mees sulle maksta tagasi. Nagu maksa. Okei. Mis ma annan sulle tagasi? Saab... Ei, mis asja, Elerin? Leppige ära. Ma pidin nende 10 eurot andma mind koolile. Okei, kurat, no siis on... Aga te käid samas koolis ju. Suruge kätt ja kallistage, leppige ära. Ma ei taha, et mu 2 väga kallist, armast, imekallist tõde oleks tülis. Grete! Grete! Oota, Elerin! See ei olnud Grete, ei käitunud ilusti praegu. Grete! Ta süstib ennast, ta on narkar. Ei, mis on? Ei ole, sellepärast... Ma sain endal mingi peksa siia. Ah! Ma lõin ennast ära. Kellegi vastu või? Ei! Sorry, mees. Me oleme nüüd isadepäeva puhul ühte kohta, ma ei saa öelda kuhu. Ja me oleme üles löönud ennast. Teeme nüüd catwalki. Lähme. Tere pihikaamera, ma tahan nüüd paljastada oma vanemad. Nimelt, nad ei ole õpetanud kombeid Helerinole. Ta hakkas sööma enne teisi, kui teistel on toit toodud. Vaadake, see on süüdlane number 1. See on süüdlane number 2. Vähemalt väikest ampsudega tuleb. Vähemalt väikest ampsudega ema õpetas. Ma räägin sellest, kuidas sa ei ole kombeid õpetanud talle. Ta paneb nüüd pitsa, rasti paneb enda taskusse, võtab koju kaasa. Võtab need ääred koju kaasa. Kodus. Näed, ja sealt see tulebki. Isa ei olnud süüdi. Riina, meil ei ole sööke ju. Meil on ainult joogid. Mida sa näksid? Mul on üks mäng TikTokist nii-öelda. Kirjama käisid ülesse, ma panen nüüd vee jooksma. Ja sa pead saama niimoodi selle käterätti siit ära, et sa ei tee käterätti märjaks ja ei keera seda kraani kinni. Kuidas sa teed seda? Ja ei tohi lahti lasta või? Ei, sa ei tohi lahti ka lasta, jah. Kurat, sa said kohe aru. Elerin, kuule. Et käterätt ei tohi märjaks saada ja sa ei tohi kraani kinni panna ja sa pead selle ära saama siit. Mis sa tegid? Okei. No käterätt sai veits märjaks, aga sa said ka väga hästi hakkama. Okei, kurat, ette nii targad. Ei, sa ei tohi lahti lasta ka. Nii. Ei, sa ei tohi kinni panna, sa ei tohi kraani kinni panna. Kas ma tõmban kraani ära? Ei, ära tõmba kraani ära. Seda käterätti ei tohi märjaks teha. Jaa, hästi. Võttis aega. Ma tahan sind hoiatada, ma tahan sind valmis panna, kui peaks selline olukord juhtuma ja et sa ei ebaõnnestuks. Kuna minu paljud sõbrad on õpetajad, siis mõnega neist on juba juhtunud see, kui ütleme, et sellised olukorrad, mis võivad tekkida, kuna lapsed võivad julmad olla teinekord ja et sa ei satuks siis lolli olukorda, siis ma ütlen sulle, mis vestlused võivad tekkida. See ei ole kristlikele kõrvadele nüüd, et keegi küsib sinu käest.
kas sa Madist tead? Jaa. Tead Madist või? Mõnda Madist tead. Et ei ole, kas sa ütled ei või jaa? Kas sa Madist tead, sa ütled ei või jaa, siis ta ütleb sulle Madistased. Ära räägi minuga nii. Ei, ma ei räägi, ma panin siit valmis, ma panin valmis. Sa juba tead, mis sealt tuleb, vaata, sa oled valmis. Sul on juba märkus valmis. Küsitakse sinu käest, et oled sa kuulnud Prantsusmaal olevast La Paz piirkonnast? No jah. Oled või? Noh. Oled või? Ei ole ju. Ole aus minuga. La Paz piirkonnast oled kuulnud või? No ei ole jah. Noh, see oli juhul lapp. Ma ei taha enam. Kus sa tulnud on? Ma ei tea. Uskumatu on ju. Mina kunagi noorena koolis ei ropendanud. Kas sa vana head... Mida asja, Henri? Kas sa Mekit tead? Me ei tea Mekit. Ma ei taha ka kuulda mitte midagi sellest. Meki või? Greta, sa tead Mekit või? Jaa, ema. Palun ei. Meki. Ema ei saa aru, kuidas tänapäeval nii kergelt tulevad need roppused ja kuidas nagu ei suudeta nagu aru saada, et see on nagu, see ei ole nagu okei. See on lame. See ei pea olema nii. Intelligentsest perest inimesed ju ei pea niiviisi rääkima, seda on nii haige kuulata. Intelligentsed inimesed. Asi ei olegi intelligentsuses, ka väga, ei selleks ei pea olema vist tohutu intelligent, aga see on lihtsalt nagu kõige nagu elementaarne, et me ei kasuta selliseid. Jaa, on ju. Mitte sa sellega tõestad. Sa võid palju lihtsamalt näidata, kui kõva vend sa oled. Lame ja kakeldes. Miks? Miks alati kakeldes? Ma ei tea, ta võiks kõva vend. Sul on vajadus kohe, et kui sa tahad ennast näidata tugevamana, siis sa nagu ma ei ole kõva vend. Kakelda. Mina ei taha kunagi kohta. No vähemalt sai selgeks, nüüd sa oled valmis. Ei ole. Siia lähevad piiksud peale, sest et ema ei lubanud, kuna see on nii rupp. No nii, tõmbame selleks korraks otsad kokku ja nagu ikka, kui sulle meeldis see video, siis jäta jäseme pikendused pöial üles ja näeme juba järgmine kord, davai, tšau! Teed või? Ja, mul on food TikTok, I'm a food. I am food. Making super healthy. Eka. Sartelli banaanileiba või? Yes.